näiteks kirjeldasid, kui sa tead, et sa oled nagu R2-s. Nagu päriselt. ma mõtlesin, et ülikõva. See juhtus suvel ka. Külmad seinad ja põrandad, kadusin paariks kuuks, et mõned teemonid kõrvaldada. See on olnud top 15 nädalat. Just kui lugesime kokku. Ja vaikust panin enda lõla alla. Ma ei tea, mis on halvem, kas see, et saan läbi põleda. See, et see kõrvas tuli välja, et ega oled. Mis valik sa teed? Kriim silm, mul 10 amet. Siis jõudis kohale. See on lihtsalt osa sellest nagu minu elu, ta ei muuda selles mõttes, et keegi selgitas mulle seda, ma ei mäleta, kes see oli, kus ma sain selle, aga kui sa vaatad Nirvanat, on ju, sa vaatad tagasi, nad olid nagu päris, nad olid ausad, nad olid need, kes läksid selle süsteemi vastu, on ju, ja räägid rebelid, on ju. Nad olid hullud rebelid küll, aga kell 6 hommikul nad olid raadiointervjuus kohal. Valmis. Okei, võib-olla olid täis, võib-olla olid pohmas eelmisest õhtust, aga nad olid kohal. Nad olid professionaalsed, nad käisid ja tegid. Nad vastasid kõigile küsimustele, millele vaja oli. Ja siis selle nii-öelda meediumi sees, mis nende ajal olid need intervjuud ja siuksed asjad. Selle meediumi sees nad olid need rebelid. Ja nad tegid oma asja. Meie meedium praegu on sotsiaalmeedia TikTok, on ju. Ja see on nagu, sa võid see rebel olla, aga nagu tahes tahtmata inimeste inimeste pilgud on seal ja nende inimestega, kes ongi, et mul see on nii oma, see on nii halb, seda ei peaks üldse tegema, see ei peaks üldse siuke asi olema. Nii, okei, cool, said ventida ja siis, mis nüüd on, et sellega tuleb hakkama saada või siis oma ootusi nii-öelda korrigeerida. Ma ise ka praegu ei ole seal olnud, mingi, ma ei tea, mida kaua ma ei ole postitanud pidevalt. Võib-olla varsti ongi aasta juba. Ma olen niimoodi aeg-ajalt niimoodi siin-seal tulen, teen midagi. Aga ma ei ole pikalt ise ka postitanud. Sellepärast mitte, et ma oleks nagu haigelt selle vastu või ma ei tahaks. Ja tahes tahtmata mu vaatamised ja jälgijaskond on nagu kannatanud selle tõttu või vähemalt need numbrid, mis mulle ekraani pealt vastu vaatavad. Inimestele ikka meeldib see muusika, kes seda kuulavad ja kelleni see jõuab. Neile ikka täiega meeldib. Aga ma olengi rohkem keskendunud sellele muusikale ja loomele ja mingi hetk, kui ma olen valmis hakata seda kõike vabastama, mis mul praegu siin kõva kätel istub, siis ma olen tagasi seal ja ma teen oma asju, üritan leida oma mingisuguse leini. Ja ma arvan, et see on iga artisti jaoks nagu oluline. Seal on silmapaarid, inimesed vaatavad seda seal. Jah, eks sotsiaalmeedias on see, et järjepidevus on üks asi, teine asi on see, et mis ma olen märganud, et kui artist tõmbab natukene eemale, siis tähendab seda, et ta kokkab, midagi toimub. Loodetavasti. Jah, et võib-olla kui on liiga kaua ära, et siis võib-olla öelda, et kuule, et kas ikka on hästi, aga jah. Aga kuidas on näiteks sind aidanud TikTok just muusika edastamiselt? Üks asi on see, et kes on su fänn, ta niikuinii leiab sind. He'll find you. Or she. Aga kuidas nagu kaasata leida uusi? No TikTok on see koht, kus on orgaanilist levikut veel. Et seal näevad suvainimesed. Või suvainimesed. Selles mõttes inimesed, kes ei ole kursis sulle, leiavad. Ja samamoodi, kuna TikTok oma algoritmi on niimoodi üles ehitatud, et seal on orgaanilist liikumist, siis kõik teised ju kopeerivad seda. YouTube Shortsid ja Instagramid ja asjad, see on ikkagi siuke arms race. Nad kõik üritavad saada sinna, kõige tarbituma selle juurde, tarbitumaks platvormiks nii-öelda. Ja tänu sellele, et neil kõigil on vaja saada kõige tarbitumaks platvormiks, siis nad annavad nii-öelda reach'i ju ära. See on see, kus see arms race minu meelest ja minu nii-öelda researchi põhjal, kus see toimub, see võidurelvastumine. Et kes suudab kõigepealt loojatele tekitada parema platvormi, et näe, kui sa postitad midagi head, siis see läheb levima, sul ei ole mingid piirangud ees. Ja teisest küljest tarbijatele, et tarbijad saavad seda, mida nad tahavad vaadata kogu aeg ja neile meeldib see content, mis seal olemas on. Et seal see toimubki. Mulle tundub jällegi TikTok on siuke asi, nii-öelda oma sõpruskonnas või seltskonnas ringi vaadates ja ise enda pealt ka. Ta tundub siuke asi, mis ikka vaadatakse, nagu tavainimene vaatab sellele ikka veits viltu, aga seal on nagu kõige paremad numbrid, vähemalt mul on. See levib kõige paremini ja kõige nii-öelda laiemalt.
inimestele, kes ei ole kursis üldse, kes ei tea mind. Võib-olla mu content on lihtsalt sobinud sinna paremini, kes kui kuhugi mujal platvormi. TikTok, sa tunned, et on aidanud kõige rohkem siis praegu? Oja, kindlasti. Kõik eelmise aasta need hitid, mis mul oli, selles mõttes jutumärkides hitid, kui ma vaatan teisi, kui ma võrdlen teistega, siis pole nagu midagi, aga enda mõttes lood, mis minu jaoks on nagu kõige rohkem muutnud ja teinud, ütleme numbreid ja mis lugude kohta ma kuulen inimestelt, mis lugude kohta inimesed kirjutavad mulle, või kui ma tänava peal kedagi näen, siis need on kõik lood, millele ma olen rõhku pannud TikTokis ja üleüldse sotsiaalmeedias. Aga et see on kõvasti aidanud. Sa mainisid siin hitte, aga me räägime siuksest hitist, nagu mis on praegu Tühi külavahe tee Raadio 2 juba tiksunud seal päris pikalt. 10 nädalat. Et sa oled öelnud, et see oled kõige vähem suutsid oodata albumi pealt selle loo nii-öelda poppimist, et miks nii? Ma ei tea, ma ei taha öelda, et see on, ma isegi äkki ütlema. Aga ütle välja. See F-tähega sõna riimub sõnaga Miller. Aga lihtsalt sellepärast, et see lugu oli selline, teiste lugude peale ma panin minu meelest enda jaoks, ma panin tohutut rõhku ja need nagu haakusid minuga kõvasti. Näiteks Noor väsinud ja hirmul, ma mäletan, ma olin siin samas stuudios, ma leidsin selle tausta, see ei ole minu beat, see on netist leitud, ma leidsin selle ja siis see oli nagu, et oh my god, siin on mingi uus hingamine, see oli nagu mingisugune switch mu jaoks. Ja ma enne lasin ka, vaata. See on valsitaktis lugu, 3 ja see on hoopis teistsuguse flow ja teistsuguse astumisega, kui sa tavaliselt kuuled, on ja. Ja siis kui ma leidsin selle taustal, ma nagu, oh my god, see on midagi, see on äge. Ja siis sellest hetkest alates ma olen hästi palju teinud sellise astumisega mussi. See sama viimane, mis ma lasin siis, kui te tulite, mis ma täna hommikul kirjutasin. Täna hommikul kirjutasin ka ühe valsitaktis laulu. Mul on nüüd 10 tükki neid selliseid. Igatahes, aga see oli nagu, igatahes ma läksin sinna peale jalutama, ma käisin Toompeale värki, kuulasin lihtsalt repeat'i peal seda, ma olin, oh my god, see on nii rets lugu, see on nii kõva. Ja see on teine kõige kuulatum lugu albumi pealt. Ja nii kui sa olen lihtsalt selle beat'i pärast ja kuidas see nagu liigub, Onyx tegi selle beat'i. Selle pärast mõtlesin ka, et see on nagu minu bag, vaata, ma olen räpper ja siis ma peaksin siukest asja tegema, see on nagu minu teema. Ootama koju, selle esimene lugu oli nagu see, millest see EP üldse alguse sai. Ma tegin selle loo nüüd juba 2,5 aastat tagasi. Jah, peaaegu 2 aastat tagasi. Ja ma ei tahtnud seda lugu välja panna, et ma teadsin, et see on nii nice lugu. See on minu beat'iga. Üli nice lugu, ma teadsin, et ta nagu hitid tugevalt emotsionaalselt. Aga ma ei tahtnud seda välja panna sellepärast, et mul oli nagu veel midagi öelda selle loo kohta. Sest see on nagu kodust ära minemine, tšau, ära jää mind ootama koju, on. Aga see aeg, mis ma olin nagu ära olnud peale selle loo kirjutamist, see nagu avardas mu maailma veits. Ja siis ma nagu, et see on lihtsalt üks faas, see on lihtsalt üks hetk. Ja ma tegelikult tahan minna tagasi koju, ma tahan olla ikkagi olemas oma pereelus ja mis iganes, aga mul on lihtsalt nüüd on see aeg, kus mul on nagu natukene eraldatust vaja, ja ma pean olema oma inimene. Ja seepärast ma ei pannudki seda välja, sest üksinda ma ei tundnud, et see nagu resoneerub minuga täielikult. Nii palju aega oli mööda, nii edasi. Ja siis sellepärast mõtlesin, et aga mis oleks, kui ma teen EP? Siis umbes samal ajal, kui mul see mõte tuli, mul tuli Noor väsinud ja hirmul, mis oli ideaalne, lähed üksi sinna kuhugi metsa välja, et ära jää mind ootama koju, võtad oma kotti kaela ja lähed, on ja see on nagu, oh fuck. Paps läheb piima järgi. Ja täpselt. Ja nii kui sa olen, kumb mul teine oli? Nii kui sa olen oli teine, on. Nii kui sa olen on teine, nii kui sa olen, mäletame nii kui sa olen, davai, tšau, kõik on hästi, mul läheb nii toredalt siin. Ja siis keerad ümber nurga avastad, et ma äkki ei saa hakkama. Ja see on siis see Noor väsinud ja hirmul lugu, on. Nii kui sa olen on nagu positiivne, mõnus, nice, räpin hästi palju. Tore, on.
mingil määral. Aga samas hammastega ka ikka, et ta ei ole lihtsalt siuke mingi pehme feel good laul onju. Ja siis see Tühi külavahe tee oli jällegi niimoodi, ma lihtsalt üks päev kirjutasin, tegin selle loo valmis, ei mõelnud selle peale, panin oma demode kausta ära. Ja siis mingi hetk hakkasin, mingi paar nädalat hiljem hakkasin seda EP mõtte juurde tulin tagasi, siis ma olin, oota, mis lugu see on? Muidugi, see sobib ideaalselt siia lõppu. Põmm, läks. Tegin ta nagu valmis ja panin sinna lõppu. Aga see oligi selline asi, selle looga, ta oli lihtsalt mingi lugu, mis ma tegin ja ta juhtus sinna suurepäraselt sobima. Mitte, et see ei oleks nagu vähem autentne selle pärast või mis iganes, aga ta oli lihtsalt, nagu lihtsalt mingi lihtsalt järjekordne demo, järjekordne lugu ja järsku kirjutab mulle Raadio 2, et tšau, kuule, kas sa saaksid saata selle klipi palun, et sa oled top 15, seal on mingi voice node'id, mis iganes, kes raadiot kuulab, on vist kuulnud mind. Ma lihtsalt siin samas istusin, tegin oma telefoni need voice node'id ja saatsin neile. Ja see on täiega nagu šokk mu jaoks. Ja nüüd see on olnud top 15 10 nädalat. Me just üks päev lugesime kokku. Crazy. Et ma ei oodanud sellest loost mitte midagi. Ta oli nagu lihtsalt nice asi, millega nagu lipsuka peale tõmmata selle albumile. Ja kõik. Jah, tegelikult mulle jäi meelde, mis sa rääkisid, et sa tahad ikkagi nagu tegelikult perioodi koju tulla, aga see oli see hetk, kus sa tahtsid korraks eemale minna. Minu arust me eilses saates kuulasime Sammi seda Südamelt ära albumit ja ta chatis ütles samamoodi, et ma kuulsin seal ühte verssi, ma ei saanud aru, ma alguses mõtlesin, et ma kuulsin seda valesti, et iseloomult olen nagu kurg. Ja siis mõtlesin juurde, kas Sammi, kas ma kuulsin õigesti, ütleski, et tegelikult ta resoneerub kurega, sest näiteks toonekurede Eestis on niimoodi, et neil on see üks pesa, mul on maakohas ka suur pesa, toonekure pesa ja nad iga aasta tõmbavad minema, aga nad tulevad alati tagasi ja see aasta oli neid 10, it's never happened before, nagu never. Ja ta ongi see, et mitu generatsiooni kõik pered tulid kokku ja see, nad lähevad ära, but they'll come back, nad tulevad alati tagasi, et see on väga huvitav jah, aga näiteks kirjelda seda tunnet, mis sul oli, kui sa said teada, et sa oled nüüd nagu R2-s. Aga päriselt või? Ma mõtlesin, et ülikõva, sest see juhtus suvel ka ühe korra. Järsku ma vaatan oma Instagrami ja järsku mind on tagitud, Raadio 2 tagged you in a post, ma nagu, mis asja? Siis läksin vaatasin, see oli see Tähtede poole, mis oli Maci riimikaste albumi peal. Okei, huvitav. Ülikõva. Helistasin õele, helistasin emale, helistasin kõigile nagu, crazy. Aga ma ei teagi, ja siis kui ma sain kui Tühi külavahe tee seal oli, siis ma tõenäoliselt lõin mingisuguse tooli kogemata pikali ja siis ma hüppasin nii kiiresti püsti. Et see oli crazy. Ja siis kui teine nädal oli ka, siis oh my god, mine pekki, ebareaalne. 8. nädala juures ma olin nagu juba, et nojah, tuus. Siis jõudis kohale, et see on lihtsalt osa sellest nagu minu elu, ta ei muuda selles mõttes, et oh my god, I made it now, nüüd ma võin puhkama jääda. See tekitas pigem siukse tunde, et nice, see on nagu universum andis mulle või Raadio 2 andis mulle mingisuguse märgi, et mees, pane edasi, nagu see teed nice asja. Suru edasi, aga töö hakkab alles pihta. Et see oli nagu see läbiv tunne, et okei, nüüd ma peangi võtma korraks hingetõmbepausi. Selles mõttes hingetõmbepausi, et vaata korra ringi, vaata, mida sa teinud oled, vaata, mida sa teha tahad ja nüüd keskendu. Nagu mine ja cookie ja okei, kaot praegu ära, praegu see asi lendab, on ju. See asi teeb seal tabelites, on ju, istub seal. Siis me tegime selle akustilise versiooni sellest, lootsime, et jumala eest, et ta püsiks ikka veel seal tabelis, et see nagu läheks normaalsel ajal välja. Ja tegime selle akustilise versiooni ja siis ülejäänud aja ma lihtsalt keskendusingi nagu uue kraami loomisele. Ja nagu ma enne rääkisin, ma vist kaamera käinud ole, et ma võtsin endale challenge'i augustis. Umbes samal ajal, kui see külavahetee hakkas sinna minema. Ma võtsin endale siukse challenge, et kirjuta 50 tracki enne aasta lõppu. Ma olen praegu 37 juures tänase hommikuga seoses. Või tänase hommiku seisuga. Aga ja mis meil on, täna on 11. detsember, on ju. Nii et meil on 20 päeva aega veel. 13 minna. Jah. Aga
Wish me luck. ja me kuulsime neid demosid, võin kinnitada Absolute Heat, et ma loodan, et need tulevad välja ka, et oled sa nõus ka avaldama, mis stiilis need võiksid olla? Need on kõikides stiilides, mis ma kunagi teinud olen ja rohkem veel. Mul seal on R&B'd, seal on lihtsalt räppi, seal on mingisugust sükest pole nii lihtne type asja, sükest veits mingit ülvet peomussi. Ainuke asi, kuhu ma väga ei ole veel läinud, võib-olla jõuab, mul 13 minna veel. Ma pole väga mingit house'i või sükest klubimussi teinud sellega, aga seda mingi taiga type, mingi sükest asja. Siis on see lugu, mis sulle täiega meeldis, see mingi full termika lugu lihtsalt täielikult. See sama kidraga, mis siin on, ma ei tea, kas ta kaameras on, aga siin on selle sama kidraga ise salvestasin kidrad sisse. Täiesti siuke tunne nagu termika lugu oleks. Ja siis on hästi palju on country't. Nagu siukest Post Malone'i uue albumi moodi kraami. Akustiline kidra ja jaurama. Jah, need Replica lood, mis sa lasid, olid ülinaisid. Mulle, see termika lugu mulle avaldas väga palju muljet ja need country, ma tunnen, et sa oled võimeline eest vedama seda žanrit siin Eestis, sest mitte keegi ei tee seda. Ja ma kuulasin puhtalt, su hääl on lihtsalt nii palju arenenud. Kuidas sa ise tunned oma hääle osas, et oled rahul või? Öö ja päev võrreldes sellega, mis eelmine aasta oli. Nagu Viiki tuli praegusel ajal välja. Ja ma just hiljuti postitasin Viiki uuesti. Vaatame, mis inimestele veel läheb korda. Ja tundub, et läheb. Aga siis ma tänu sellele, ma kuulasin seda salvestust. Ma olin, et oh my god, see kõlab nagu minu praegune demo salvestus. See kõlab nagu praegu see, mis mul on, et kirjutan loo, salvestan ära ja jooksen stuudiost minema. Sest ma pean kuhugi järgmisse kohta minema. Et ta kõlab hoopis teistmoodi. Samas seal on see emotsioon sees, mida ma tahan nagu alles hoida ikka veel. Et seal on mingisugune valu, seal on mingisugune tunne. Mingi toorus või midagi. Täpselt. Et see mingisugune toorus peab nagu alles jääma. Aga ma tunnen, et mu hääl on nagu oluliselt paremaks läinud viimase aega. Mäletan, sa olid meie Reacti saates Festi eri, see oli siis eelmise aasta juunis 2023 ja me vaatasime tegelikult su vanad kraami ka, kus oli rohkem sellist räpikat, sa on ikka normilt spittisid ja aga see laulu hääl, seal oli mingi asi, mingi valgustunne lõpus paitse, aga see oli nagu siuke veits vajas tööd ja praegu, et mis harjutusi teed või kuidas sa seda arend lihtsalt teed või? Ma tulen siia, istun mikri taha maha, keeran autotuuni põhja ja siis laulan seni, kuni normilt tuleb. Et ma käin Itaka Maria juures tundides ka viimasel ajal oluliselt vähem. Aga ma olen seal käinud mingi aastakese veits peale. Ja see on nagu tohutult aidanud. Ja mitte isegi niimoodi, et näe, võta, nüüd teed neid harjutusi iga päev. Selle jaoks mul püsivust ei ole olnud. Ma olen lihtsalt õppinud kasutama seda, mis mul juba olemas on natukene paremini. Ja see on põhiasi, et ma lihtsalt olen siin kogu aeg, iga päev laulan, iga päev kirjutan, iga päev nagu pühendun sellele. Seega niimoodi, et see on siuke nii-öelda, mis eestikeelne sõna on, ma tahaks öelda byproduct, aga mis on eestikeelne sõna? Ma ei tea. Byproduct ühesõnaga. Google Translate. No mina saan aru, et järjepidevus ikkagi, kui sa ütlesid, et sa ei suuda iga päev mingit harjutusi teha, siis tegelikult teed iga päev olles siin stuudios tehes mingit siis nii-öelda protsessi jooksul, et järjepidevus, noored. Olge järjepidevad. Ja ma tegin natukene, vaatasin datat ka. No nii. Ja tegelikult, kui ma Stotti tulin, siis ma põhimõtteliselt sain vastused küsimusele, aga ma vaatasin natuke minevikku, et siis, kui sa, ma võtsin siis nii-öelda lävendiks just selleks mediaaniks siis see, kui sa käisid Reacti saates, mis oli 23 aasta juuni, sealt edasi 1,5 aastat põhimõtteliselt tänaseni ja enne seda 1,5 aastat. Nii. Enne seda sul oli siis üks album viieline, pluss siis 11 singlit, peaks olema 11, ma tean, et mõned singlid olid ka tegelikult albumil, kokku sisuliselt umbes 23 lugu. Ehk päris aus, et ütleme niimoodi rohkem kui üks lugu 6, põhimõtteliselt 2 peaaegu. Siis peale Reacti, peale 23 aasta 1. juunit sul oli 13 singlit ja siis EP Noor väsinud ja hirmule, ehk siis 14 lugu. Ja ütleme niimoodi, et 6 lugu on vähenenud. Ja siis ma tahtsingi uurida, et sa tegelikult sa lood sisu, sa oled ju ka produtsent oma lõigus ja põhimõtteliselt ka räppar, artist, et
et kas sa oled, kas sisu loomine, produtseerimine või siis artisti olemine, et mingi osa neist on äkki võtnud rohkem aega sinu ajast nii-öelda siis artisti maastikul, jah. muusikamaastikul, et no lisaks kõigele sellele tuleb endal hing ka sees hoida, onju. et see aeg, kui ma Reactis käisin, ma olin just tulnud koolist. Seega koolis ma tegin oma selle albumi lõpuni. Ja kooli ajal ma lihtsalt keskendusingi ainult sellele. Ma olin ülikoolis ja ma sain keskenduda ainult muusikale. Mul tänatud, ma ei pidanud tegema, mul oli piisavalt toetust, et ma ei pidanud päevast päeva tööl käima ja nii-öelda olme pärast muretsema. Ja sellest hetkest umbes paar kuud hiljem ma kolisin linna ja nüüd ma olen omal käel elanud viimast aasta aega, veits üle aasta. Ja ehk siis esiteks see võtab tohutult ruumi, aga vastuseks küsimusele artist olemine nüüd viimaste kuudega, kui ma olen teinud oma seda challenge'it, on võtnud nagu esimese koha. Ma olen enda lugude produtseerimine on jäänud täitsa taustale, aga ma salvestan ja mixin, masterdan ka teistele. Seega on ka päris palju seda tööd. Paljusid lugusid ei ole veel väljas, mille kallal ma päris palju olen vaeva näinud ja mida ma olen kaasa aidanud, aga on nagu erinevaid artiste, kellega me oleme toimetanud ka nagu behind the scenes, kus minu nimi otseselt seal pealkirjas ei ole, aga ma olen kreditsites seal ja seal on ju. Et jah, lihtsalt suur asi on lihtsalt olme, uus nii-öelda readjustimine, ümber kohanemine ja teine asi on see, et teistele hakanud järjest rohkem produma ka. Pluss see, et ma olen hästi palju lihtsalt sahtlisse kirjutanud. Ma lihtsalt ei ole välja pannud, ei ole lihtsalt välja panemise jõudnud. Ja järgmine aasta ma üritan teha nii, et see kõik paraneb. Ja järgmine aasta ma saama vaadata veel suuremat numbri. No võt, mees on nüüd independent, et aasta aega, et tavaliselt on niimoodi, et vahepeal tulebki elus teha nii-öelda üks samm tagasi, et 2 sammu edasi teha, et pead vahepeal readjustima, nii elu käib. Okei. Sa tegelikult näed ju väga palju vaeva oma sõnadega. Olen märganud, et noored võib-olla ei panegi nii palju rõhku sõnadele, et eriti kui me räägime Mumble'ist. Ja mina olen alati huvitatud ja ma usun, et ka palju artiste, kes mõtlevad, kuidas ma saan luua uut lüürikat, kus on need ideed, et kus sina võtad oma ideed, sest ma kuulen su lüürikat ja see on insane. Ma tänan. Väga tänan. See on hea küsimus, sest reaalsuses ei olegi mingit väga head vastust ma ei ole veel nagu leidnud enda jaoks. Mul on erinevad meetodid. Üks asi, minu esimene meetod, kuhu juurde ma lähen, on see, et ma lihtsalt tulen kohale, istun maha, see on taust, panen selle autotuuni põhja, mikri käima, hakkan mõmisema ja loodan, et sealt tuleb mingisugune sõna sellest mõminast tuleb välja. Või ja siis, kui see sõna sealt välja tuleb ja siis loodan, et sellest sõnast koorub nagu terve lugu välja. Teine asi on, millest ma olen mitu aastat juba rääkinud, on random word generator, mis on, kui ma kinni jään, siis ma randomwordgenerator.com, see on soos praegu, randomwordgenerator.com ja siis ta viskab sulle ingliskeelseid sõnu, siis sa lihtsalt refreshid ja üritad mõelda iga sõnaga, kas see sobiks kuidagi või üritad minna võimalikult sügavale sellesse sõnasse, vaadata, mis selle ümber on, mis emotsioone ja mõtteid see tekitab. Mõnikord tuleb sealt mingisugune sõna, mis lükkab sellest blokist nagu läbi. Ma ei oska siia midagi öelda, ma ei oska kuhugi edasi minna. Siis tuleb sõna, ma ei tea, exile. Ja siis on nagu pagendama. Oota, nice, ma tean täpselt kuhu minna siit, on ju. Ja see nagu teeb need väravad uuesti lahti. Kolmas asi, mida ma nüüd viimasel ajal olen teinud, on lugemine. Käin Apollo raamatupoes
võtan luuleraamatu, istun sinna diivanile maha ja lihtsalt loen ja siis pildistan luuletusi varastan ridu. varastan ridu lihtsalt. Aga see on jällegi see, et ma loen seda, siis ma ei loe seda niimoodi, et oota, mis sõnad ma saaks siit võtta, et panna nagu oma loosse. Vaid ma üritan aru saada, mida nad on öelda tahtnud ja kuidas nad on seda öelnud, mida nad on öelda tahtnud. No näiteks eile õhtul lugesin Juhan Liivi. Siis mõtled see igav liiv ja tühi väli. See on something nõme. Mul ei ole peas pilt sellest tänasen. Aga igav liiv ja tühi väli. Mida ta nagu öelda tahtis sellega? See on nagu rahu. Ta tahtis rääkida rahust. Mul on siuke tunne. Ja see on nagu, see paneb sind kohe, loed neid sõnu ja see paneb sind kohe tema nii-öelda vaatepunkti nagu, ta tahab rääkida sellest, mis tema jaoks on rahu ja ta näitab sulle seda. Vaata, selline näeb minu jaoks rahu välja. Keegi teine loeb sellest midagi muud välja, võib-olla. Aga mina lugesin sealt selle välja, siis ma olen, okei. Kuidas mina ütleksin rahu kohta või mis minu jaoks on rahu. Või ja neid näiteid on kümneid. Iga luuletus annab sulle mingisuguse oma asja. Mida nemad on tahtnud öelda, kuidas on tahtnud öelda. Võib-olla seal on mingisugune rida, mis sa mõtled, et nice, ma võtaks lihtsalt selle ühe rea, natukene kohendan. Aga see ei ole see nii-öelda operatiivne rida minu jaoks, vaid see on mingisugune rida, mis mind viib, mis minu mõtte nagu algatab, mitte see ei ole see rida, kuhu see kõik välja jõuab. No, et seal on nii palju nagu seda crafty osa, see on sõnade kirjutamine minu jaoks muutunud nagu, see on nagu natuke nagu Tisleri töö mingil määral. Sul on vaja laud valmis saada, aga nüüd kuidas sa selle laua valmis saad oma nii-öelda nägemuse järgi. Sul on teatud tööriistad, random word generator, luuletuste lugemine, siis sul on mingisugused tehnikad, näiteks on siuke asi Pat Pattinsoni Writing Better Lyrics või Write Better Lyrics. Seal on näiteks kastiteooria. See on väga inside baseball, me ei pea seda üldse sisse jätma, aga põhimõtteliselt, et kuidas panna refräänid nii-öelda paremini hittima. See, et iga salm annab refräänile eraldi väljundi. Või siis see, et kuidas riimuvaid sõnu leida. Selle jaoks on oma nii-öelda töömetoodika. Ja siis on oma see autentne inspiratsioon. See on see, mis tegelikult seal peab kõik läbi kõlama. See on see algne idee, mida sa tahad edasi anda. Ja nüüd kõik need ülejäänud asjad, need mingisugused tehnikad, need tööriistad, need on lihtsalt viisid, mis aitavad sul edasi anda seda, või aitavad mulle edasi anda seda, mis ma lihtsalt ise öelda tahan, mis mu see core idee. Et nagu hästi lihtne on minu meelest minna 1-100. Ehk siis teha see asi valmis. Sinna lähevad need tööriistad, sinna lähevad need tehnikad, sinna lähevad need sõnade varastamist asjad, lähevad kõik sinna sisse. Aga see 0-1 minek, sul ei ole mitte midagi, aga nüüd sul on mingisugune alge. See on see oluline asi, see on see, mida me tegelikult kunstist nagu kõik otsime. Ja siis kõik see ülejäänud on see, millesse kõik nii väga kinni jäävad minu meelest. Ongi see, et kuidas ma ütlen ilusti või kuidas ma leian riimuvad sõnad või kuidas ma punchline'e kirjutan või mis iganes. See tuleb pärast, kõigepealt on vaja aru saada, mida sa tahad öelda, mis see oluline osa on. Ja see meenutab mulle seda, kui sa oled seda Matrix filmi näinud, siis need rohelised numbrid ja siis vahepeal näed, see number mulle meeldib, võtad kuskil mingisugust Matrixist kuskil kinni haarata. Ma ise ka, tegelikult ma küsisin sellepärast, et ma olen ise ka samamoodi hädas nende asjadega, sõnade kirjutamisega asjadega, et mulle tundub üks asi, mis ma märkasin, on see, et mida sa vist ikka maininud, on see, et sa oled keskkonnas, mis soodustab sul olla sellel lainel. Et mis ma olen ise hakanud ka tegema, on see, et ma olen oma korterit hakanud ehitama nagu vaikselt stuudioks. Et ta ei ole küll nii next level, aga lihtsalt, et olla selles energias kogu aeg, et kas see ka aitab? Jaa, kindlasti. Ja minu meelest rohkem isegi kui see, et ta on siuke, näeb välja nagu stuudio ja tundub nagu stuudio, on see, et ta on nagu eraldi koht, kuhu ma tulengi. Et ma elan ühes kohas ja ma käin tööl teises kohas. Et ma ei vaatagi seda enam niimoodi,
tal see hitib onju ja siis kui ta hitib, siis ma pean olema, siis ma saan teha seda ja ma saan ainult luua siis, kui mul on inspiratsiooni. Ma vaatan seda kui, et ei, see on see asi, mida ma teen. See on see, kes ma olen muusik, ma olen laulukirjutaja, ma olen artist ja minu igapäevane töö ongi tulla kohale ja proovida. Ja üritada otsida seda 0-1 asja onju ja üritada leida midagi. Ja siis lisaks sellele mindsetile on siis see mõnus ruum, mis paneb sellele nagu lainele. Aga jah, nagu see on see enda kunsti nii-öelda tõsiselt võtmine on asi, mida ma olen ka nüüd hiljuti hakanud, mida ma olen hiljuti õppinud rohkem tegema. Ja ma ei tea, loodetavasti see paistab läbi, mulle tundub küll, et paistab nagu, et muusika on läinud oluliselt paremaks. Ma loodan, et inimestele meeldib, kui see väljakud tulema vaikselt. Et jah. No võt, kulissi tagust infot, et ei mind see väga aitas. Noh, ma ütleksin ka, tegelikult see küsimus on siin Marko poolt, shout out to Maakuu, on see, et sa tegelikult, kui tulles tagasi siis sul üürika juures, ma ütleksin, et üks asi on see, et kuidas sa neid asju teed, et ei ole see, et sa jääd ootama inspiratsiooni, et kui et peab olema mingid asjad peavad kattuma, et see info tuleks minu, siis ma saan hakata looma. Ma ütleksin, su metafoorid on ka väga tugevad, et siin ma tunnen, et sa pead olema vist kuidagi sellest ka avalikust elust veits kursis või kuidagi nagu jällegi lugemine on ju, sa loed raamatuid ja sihukest asju või mis veel saaks olla? Kust need metafoorid tulevad üldse? Ma ei tea. See on üks asi, mis ütleme niimoodi, ma võtan 3 sammu ette, aga ma jõuan sinna su küsimuseni. Ma ei usu andekusse. Ma ei usu talenti. Ma arvan, et talent on peidetud töö. Kõik need mis ongi imelapsed asjad on nagu, kes on nagu geeniused meie jaoks. Oh my god, ta on nii noor ja ta oskab nii hästi joonistada. Või oh my god, ta Mozart 5-selt juba mängis klaverit. Aga Mozart ei loonud enne mitte midagi, kui ta oli juba 10 aastat klaverit mänginud ja üritanud midagi teha. Aga mitte midagi nagu head ta ei teinud sel ajal, kui ta oli 5. See ei ole niimoodi, et järsku ta sündis ja nüüd tal oli kõik olemas. Või siis see, kes on 18-aastaselt hämmastav või 12-aastaselt hämmastav joonistaja. Tõenäoliselt hakkas 3-aastaselt rasvakriitidega seina peale mäkerdama. Ja siis sai paremaks ja sai paremaks ja sai paremaks. Minu jaoks talent on nagu suundumus või soodumus midagi teha. Või talent ei ole skill, vaid kirg. Just võtsin mingisuguses loos seda isegi. Et talent ei ole skill, vaid kirg. Seega ma ei usu andekusse. Küll aga see mingi metafooride ja see asi on siuke, kui ma olen ka teistega koos kirjutanud ja stuudios olnud ja mul tulevad nagu mingisugused ideed lihtsalt lambist. Mul on järsku olemas mingid crazy metafoorid või mingid viisid, kuidas mingeid asju öelda. Ja siis teised, kust sa selle peale tulid, see on ülikõva. Siis see on siuke asi, kus ma arvan, et mul on nagu mingisugune, see on see koht, kus ma julgen öelda, et okei, ma vist olen andekas selles nagu. Millegi pärast, ma ei tea, kas see on lihtsalt lai sirmaring, kas on see, et ma kuulan palju podcast'e ja loen raamatuid ja jälgin, mis maailmas toimub, ja üritan nagu palju input'i saada kogu aeg. Või siis see on lihtsalt mingisugune toores anne, ma ei tea. Seega ma ei tea, mul on nagu mingisugune uncanny võime siukseid asju teha. Ma ei tea, kus see tuleb. No, see on aus, mulle meeldib, et sa oled nagu teadlik selles ja ütled seda uhkelt välja, ma arvan, et see ongi oluline. Et ma olen nõus. Keegi ütles niimoodi, et ma ei mäleta, kas oli mingi see võrkpalli mingi mängija kohta, et sa oled nii andekas. Siis ta treener ütles sulle, et kui sa ütled andeka inimese kohta andekas, siis see on disrespect, sest tegelikult sina need vaeva niimoodi 1-3, aga see vend, kes on nii-öelda andekas, see paneb A-st X-ini, ehk siis tal on terve tähestik, et see vaev, mis ta sinna taha paneb, on lihtsalt nii crazy, et selle asi on andekuses. Et võib-olla sul on artistina mingisugune kõrv, mida mingid asju sa kuuled või sa näed enda ees mingisugust pilte, mis laseb sul metafoore luua. Aga rääkides nagu metafooridest, no sa lasid seda ühte lugu, see Kaini metafoor, mis sa ütles, see oli insane, ma olin hämmingus. Aga nagu kui oluline on sinu jaoks see, et sind täielikult mõistetakse sinu loomingus? See on oluline ilmselgelt, kõik tahavad, et neid mõistetakse. Aga ma olen ka väga teadlik sellest, et keegi ei võlgne mulle mõistmist või kellelegi. Keegi ei võlgne mitte kellelegi mõistmist. Eriti artistidena, kunstnikena, muusikutena.
ükski võõras inimene tänava pealt, kelle nii-öelda mõistmist ma tahaksin tegelikult. Noh, tema jaoks ma olen lihtsalt mingi järjekordne vend, kes teeb mussi seekord, on ju. Võib-olla see on mingi vend, kes joonistab maale või mingi vend, kes teeb skulptuure või mis iganes. Ta ei pea seda mõistma, see ei ole tal oluline. Minu jaoks ehk siis minu jaoks väga oluline, mind mõistetakse, aga ma ka teadvustan endale, et ma ei ole seda nagu ära teeninud, mul ei ole see ei ole nagu, ma ei ole nagu entitled selles mõttes, et oh my god, ei mõista mida ja teeb. Vahepeal lugudes kõlan niimoodi, aga seepärast on nagu lahe. Aga reaalselt ma saan aru, et ma pean andma põhjust inimestele tahta mõista. No, et see 100 osa sellest on ju. Minu jaoks ongi see, et kuidas ma olen nii hea, kuidas ma pakendan oma mõtted ja metafoorid ja kõik need keerukad asjad, mida mulle meeldib teha on ju, ja mida mulle tundub, et ma suudan unikaalselt teha. Kuidas ma pakendan selle niimoodi, et inimesed tahaksid mõelda ja lahti mõtestada seda enda jaoks ja et see oleks nende jaoks põnev. Sest lõppude lõpuks me teeme ikkagi meelelahutust inimeste jaoks ja see, et oh my god, ma ütlesin ägeda punchline on ju, aga keegi ei saanud aru, see on nende süü, nad aru ei saanud. Ei ole, see on minu süü, et ma ei teinud seda piisavalt nagu ma ei teinud seda piisavalt hästi, et inimesed tahaks aru saada. Polnud piisavalt hea delivery siis või? Kas delivery, kas see muusika seal taga ei sobinud, kas see riim oli laisk, kas see sõnastus oli liiga keeruline, kas oleks saanud seda paremini teha, kas see oli valel ajal, aine? Tegid jõululaulu, panid juulis välja, no sorry, ne? Keegi ei viitsi kuulata, kuidas jõuluvana hakkab kohe tulema. Et nad on rannas praegu. et mis iganes. Et kui see ei olnud piisavalt hästi serveeritud, siis no, ja ei mõistnud, no mis teed siis? Proovi uuesti. Ma kujutan ette, et kui sa kirjutad sukest keerulist lüürikat, siis USA-s mitte tihtipeale, okei, pean ütlema tihtipeale, ma kuulsin üks vend nagu Shaq, ta reaktib ka muusikale, mul on see, et ma vahepeal lihtsalt ei saa sellest metaforist kohe aru, siis kui ta ütleb seda nagu oh my god, what? Kuidas ma slaidisin selle lüürika peal praegu, et ma kujutan ette, kui sa kirjutad keerulist lüürikut ja keegi saab aru sellest keerulisest sõnumist, see on nagu nice, et ta mõistab. See ongi minu nagu eesmärk on teha mussi, mida on lihtne kuulata, mõnus, see on täiega vibe, sa ei pea sellele keskenduma, et seda nautida. Aga kui sa tahad keskenduda, siis sul on mida leida, sul on võimalik sügavamale minna. Ja. Et see on minu kogu eesmärk, ongi, et teha head, mõnusat, meeldivat muusikat, millesse ei pea süvenema, aga kui sa saad, siis see on sügav auk. See on nagu süge, sest ma leian, palju muusikat on sellised, mis on nagu, kas on üks või teine. Need, mis seal vahepeal elavad, see on see kõige keerulisem minu mõelda. Ja see on nagu minu eesmärk. Et jah. Ja ma arvan, see on ka põhjus, miks Tühikülavahe tee mingil määral toimis. See on see, et ta on vibe, ta on siuke happy, ta on mõnus, äge flow, väga catchy meloodia. Aga kui sa tahad süveneda, siis on nagu, oh my god, kui ma maale lähen vanemate või vanavanemate juurde, siis ma ka helistan neile, kes teil poest. No, see on mingisugune päris tunne, kuhu süveneda. Et ma arvan, sellepärast see töötas ka. Et jah. Ja, ma arvan, see töötas sellepärast, et mulle sõber, kes kolis Aussi ja tuli vahepeal 3 nädalaks Eestisse septembris. Ja siis ta ütles ka, et miks ta nagu Eesti mussi pole väga kuulanud, on see, et ta tuleb Eestisse, kui ta kuulab Eesti mussi, tahab teada nagu, what is Estonia about, nagu mis on siis Eesti see, et need tühjad külavaheteed, minust on täielik Eesti teema ja mis sa poes tahad ja no kõik need asjad, et kas sa üritad ka nagu, kas sa üritad luua muusikas nagu mingisugust karakterit või see on nagu puhas sina? Ma ei tea, ma arvan, et ma ei ürita luua karakterit, aga ma arvan, et ma tahtmata loon mingi karakteri. Ma olen üritanud olla järjest rohkem teadlik sellest ja võimalikult hästi anda edasi seda, kes mina olen. Aga jällegi, panna see sellisesse vastuvõetavasse vormi, on ju. Et jah, ütleme niimoodi, ma üritan võimalikult palju eemale hoida sellest, kes ma ei ole. No, et ma tean, ma ei ole mingisugune gängsta, mingi kõva vend, ja ma... Paljudele väike, ei ole gängsta. Sorry, kutid,
nimesid nimetamata. Aga ma tean, et mina ei ole see vend, seega ma hoian sellest eemale. Vahepeal ma kasutan seda energiat, sest ma saan aru sellest, ma mõistan seda energiat, ma tunnen seda mingit ängi ja sükust nagu tugevat veits ignorant energiat enda puhul, see on minus olemas, ma kasutan seda energiat, aga ma üritan võimalikult vähe rääkida asjadest, millest ma reaalselt ei tea midagi. Et ja sellest siis, see mis alles jääb, loodetavasti on siis see, kes mina olen. Et ma ei ürita luua mingit karakterit, ma olen teadlik, ma tahes-tahtmata loon mingi karakteri. Minu eesmärk on lihtsalt see, et see karakter oleks võimalikult autentne, et ta resoneeruks inimestega, et ma räägiks sellest, mida ma actually tean või mida ma mõistan. Ja et ma saaksin oma mussi, kui ma tean, et mu lemps kuulab mu mussi, siis tal ei teki tunne, et issand jumal, mis temaga juhtus vahepeal. Poja. Vaid tal tekib tunne, et jah, see on tõsi. Ja su perele meeldib see muss? Jah, täiega. Viimasel ajal veel rohkem. Mida rohkem ma eemal on olnud, seda rohkem nad vist kuulavad seda. Räägime korraks natuke su unistust ka. Unistustest, kui kõrgelt sa unistad, et ma lugesin seda Russi raamatut, et It's all in your head. Ja minust oli just natukene enne seda, kui sa käisid meile Festi Eris 23 aastal. Ja mul siiamaani nagu tema üks ütles, nagu sa ütlesid, et sa vahepeal loed luuletusse, sa leiad selle ühe selle, et mis on see igav liiv ja tühi, mis iganes oli, et siuke mingi fraas. Ja mul on see, et nagu, mis Russ ütles, et be delusional. Et kas sa oled endiselt oma unistustega delusional või sa oled maa peale tagasi maha tulnud? Ma ei tea. Ma üritan hoida üks jalg ühel pool, teine teisel pool. Selles mõttes ma olen delusional küll, et ma tean, et see nagu hakkab toimima. Ma tean, et minust saab suur artist. Kuigi praegu, kui sa lähed ja logid Spotify'sse sisse või YouTube'i ja vaatad, siis on nagu, et ma ei tea, see on mingi järjekordne vend. Aga ma tean oma peas, mis mul siin kõvakettal on. Ma tean oma peas, mis mul peas veel olemas on. Ma tean, milleks ma võimeline olen. Ja ma tean, et ma leian viisi pakkuda head muusikat inimestele, mida nad tahavad kuulata ja palju inimesi tahab seda kuulata. Selles mõttes ma arvan, et ma olen delusional, aga minu jaoks ei tundu nagu delusional enam. Kõrvaltvaatajale võib-olla, inimesele, kes ei tea mind, aga neile, kes teavad mind, on nagu, et okei, see on ilmselgelt see hakkab tööle mingi hetk. Et ma mingil määral olen, see ei ole üldse siuke tavaline asi, mida tahta teha ju. Et ongi, ma läksin ülikooli muusikatehnoloogiat õppima, mis see on siuke ala, mida sa lähed õppima siis, kui sa ei taha kunagi elus palka saada. Sa ei taha elus kunagi läbi lüüa. Aga minu jaoks on kõige loogilisem lüke sellepärast, et see on see, mis mulle teha meeldib, see on see, mis mind exciteib või nagu mind erutab. Huvitav sõna eesti keeles. Elus peab olema asju, mis need erutavad. Ja ma ütleksin, et see delusion, miks ta mind nagu kõnetas on see, et kui mina kooli lõpetasin, mul oli see, et shit, ma pean minema ülikooli, muidu ma jään maha. Mul on üldse vahet, mida ma õppima lähen. Ja ma arvan, et väga paljud matavad maha oma delusion, oma unistused lihtsalt sellepärast, et sa tahad siis selle sotsiaalsesse ühiskonda kuidagi sobituda. Et me oleme loomad, me oleme küll räägitakse, et ma olen lonely wolf, aga me teame kõik, et hundid on pack animals, nad on karjaloomad. Et me tahame kuskile sobituda. Ja mul on ülim au nende inimeste suunas, kes nagu ikkagi lähevad selle natukene mingil määral vastuvoolu, sest muusikatehnoloogia tundub siuke nagu next level shit oled. Aga see on räägid põnev ja see on täiega huvitav. Ja minu vaatepunkt on alati see, et kui sa oled kõige parem milleski, siis sa ei pea mitte kunagi muretsema. Mingi materiaalse või mis iganes asja pärast. Kuidas ma nüüd teen, et ma olen kõige parem millestki? Kuidas ma selle saavutan nüüd? See on nüüd see oluline koht on. Aga see, et aga need, kes on nagu exceptional ja kes on väga silmapaistvad oma asjas, neil ei ole vaja muretseda. Ükskõik, mis asi see on. Et
EPO vaigust laudasid. See ei olnud selles karjäärinõustamistabelis kirjas, on ju. Ei olnud see, et sa teibid banaani seina peale, on ju, ja müüd selle 6 milliga maha või kui iganes palju see maksis, on ju. Ja see vend sai ära selle ka kusjuures. Täiesti pekkis. Hämmastav. Igas poes number 1 nagu banaan. Igatahes. Et jah, see ei olnud selle karjäärinõustamistabelis kirjas, aga keegi pani selle alla piisavalt rõhku, mõtles välja, kuidas seda teha, hammustas selle läbi ja põmm, nüüd see banaani vend on miljonär, on ju. See sama vend, kes mingid laudasid ehitab, see on samamoodi, elab normaalselt ära, on ju, ja saab hakkama selles maailmas, sest keegi raudselt tahab seda, mis tal pakkuda on, on ju. Seega ongi, et minu jaoks on oluline see, et kuidas ma leian üles selle asja, milles ma tahan väga heaks saada. Väga hea, leidsin üles, nüüd saame väga heaks selles. See on minu teekond, ma arvan, mida ma olen üritanud käia võimalikult palju. Aga teisest küljest see maa peale tagasi tulemise koht on ka, et ma samal ajal mõistan, et ma ei saa olla niimoodi, et ma olen stuudiosse, töötan nii palju ja ma teen nii palju selle nimel ja miks ma juba ei teeni miljoneid. Tõud päris elu on ka. Sa pead poest saama endale süüa osta ja sa pead kuidagi üürimakstud saama, et sellepärast tuleb ka muretseda. Et sellest küljest ma olen ka nagu maa peale tagasi tulnud. Okei, väga hea, sul on see unistus, kuhu sa lähed. Aga nüüd sa pead kuidagi endale hinge sees hoidma. See on oluline. Et ei saa päris lihtsalt niimoodi, et tõmban riided sellest ära ja lähen kirvega jooksen. Mööda Tallinnat ringi, te peate mind kuulama. Ma pean nüüd rikas olema, sest ma teen nii palju tööd muusika nimel. Kuula või kirves. Et ma olen tegelikult võib-olla hea paralleel on see, et kui me räägime siis delusionist ja maa peal olemisest, siis minu meelest nagu väga sarnane huvitav asi on see on spirituaalsus ja materiaalsus. Et mina kukkusin sellesse spirituaalsuse auku, et materiaalsus pole oluline, ma olen spirituaalne. Tegelikult see on juba asi on balansist väljas, sest mina usun nendesse manifesteerimistesse ja see ongi mingil määral delusion, et sa lood omale pildi, saad kindel, et sellest saab, sul pole õrna aimu, kuidas see juhtub, aga sa tead, et see juhtub. Ja tegelikult materiaalsus on sama oluline, et kui see oleks oluline, milleks sul üldse keha siis on? Sa pead kuidagi selle keha elus hoidma, mis seda hinge seal hoiab, on ju. Nii et jah, spirituaalsus ja see on see, et me saame üldse sellele keskenduda praeguses ajastus on ju viimased mingi 100 aastat või kaua iganes me oleme saanud selle keskenduda, on sellepärast, et meie maailm võimaldab meile seda aega, seda ruumi, seda turvalisust, et mõelda nii kaugele. Kui meil ei ole see materiaalne osa paigas, siis me ei saa ka spirituaalsele keskenduda. Seega jah, võib-olla see neospirituaalsus, see New Age kraam nagu unustab veits ära, et kuule, päris maailm on ka tegelikult olemas. Ja see päris maailm ei ole tegelikult nii kole ka, et meie esivanemad on meile materiaalselt loonud võimalus olla spirituaalne, ma arvan, et see on nagu asi, millel polegi niimoodi mõelnud, nagu väga lahe. Ja, et jah, see on balanssivärk. Et jah, kui on materiaalne asi paigas, siis sa saad keskenduda sellele sisemisele tööle ja loomingule ja kõik sisugustele asjadele, et sellepärast ma olen ka ülitänulik, et ma saan keskenduda selle, et ma saan olla hommiku otsa stuudios ja siis peale lõunat minna tööle ja see on piisav, et ma saaksin ära elada. Ja mis on nagu täiega blessing. Et ma väga teadvustan endale, et kui ma käiks 9-5 tööl, siis mul ei oleks seda 37 demot siin praegu alates augustist tehtud. See, et ma olen suutnud oma elu niimoodi paika panna, on mul võimaldanud seda teha. Nüüd on lihtsalt, et davai, kui palju ma selle ülejäänud ajaga siis ära suudan teha. Nüüd see on minu kätes, et väga hea, sul on see võimalus kasutanud seda. Kuni see töö, mis ma tasuta teen, kirjutan mussi ja keskendun sellele ja üritan leida lahedad metafoore ja mis iganes veel, kuni see siis hakkab ennast ise toetama. Et jah, see on tasakaal. Materiaalsus peab paigas olema, et üldse spirituaalse asja peale mõelda.
väga ilusti öeldud. Ja kui me tuleme korraks tagasi nüüd, no tegelikult sa mainisid, äkki sa tööl ei pea olema praegu? Ei päev, täna ei pea. Mul on täna vaba aeg, vaba päev. See on kõik okei. Okei. Ja tegelikult mainisid ka, et sa oled enesekindel, sa tead, et sinust saab nagu suur artist ja tippartist, et sa oled competitive muidu. Ma usun küll. See on klišee, mis ma kohe ütlen, ma olen competitive iseendaga. Ei, aga ma mingi aeg olin competitive selles mõttes, et ma pean olema parem kui tema, ma pean olema parem kui tema või issand, ta teeb nii halba asja, miks mina ei ole seal, kus tema on. Aga ma ei tea, mul see competitive osa minus nagu avaldub kuidagi teistmoodi. Mul on väga hea meel, kui kellelgi teisel läheb hästi. No te kuulasid just Sammi albumit, mul on nii hea meel, et ta kirjutas nii ägeda albumi. Aga ma üritan paremat kirjutada. Ma üritan paremini kirjutada, aga mul on räigelt hea meel tema üle ja kui hästi tal läheb. Sest see, mida tema teeb, see, mis lati tema ette paneb selle lati ette tervele skenele. Nüüd kõik peavad paremini tegema. On ju? Nii palju inimesi tahavad kuulata. Ta postitas just selle pildi oma Spotify for Artistsist, on ju, siis kui see album välja tuli. See oli vist esimese paari päevaga oli 600 000 kuulamist, on ju. No seal olid need singlid, mis enne välja tulid, ta näitab singlite kuulamisi ka, on ju. Aga 600 000 kuulamist esimese mingi paari päevaga. Mul on nagu, oh my god, see on tehtav Eestis. See on siuke nagu inspiratsioon, ma vaatan seda, oh my god, üli nice, et keegi on siukse asja ära teinud. Samamoodi nagu Nublu, vaata, mis tõus tal oli. See oligi, et Eesti keeles, Eestimaal on võimalik nii suur artist olla. Ja kuigi ma nagu istun stuudios, ma võin kirjutama parem laulu kui Sam või Nublu või kes iganes, Arp või mis iganes, ma pean paremini tegema. Siis see ei ole nagu niimoodi motiveeritud, et oh my god, ma pean nendest parem olema, sest fuck them, vaata, see on pigem nagu, et ülinäis, see on nagu siuke asi, mida jahtida. See on nagu mingi latt ees, kus ma tunnen, et ma saan ka üle hüpata. Et jah, minu see competitive osa võib-olla avaldub mingil määral niimoodi. Siis mul on hiljuti tekkinud siuke harjumus, kui keegi kirjutab paneb mingi hea loo välja või teeb midagi ägedat, siis ma olen väärdes. Raisk. See on siuke meeste mingi asi, raisk, sa tegid ära. See tuleb tõenäoliselt mõned sõbrad, ma tean küll, kellelt see tuleb. Aga see on kõik nagu armastusega selles mõttes, et mul on hea meel, kui teistel läheb hästi, sest see näitab, kui hästi mul saab ka tõenäoliselt minna. See on ja, ma arvan, ja muidugi, ma arvan, see nagu ma tean, et Araabia riikides on selline nagu asi, et kadedus on kurjast, et ei tohi olla kade. Ja ma ütleksin ka, et kadedus viib sind väga valele teele. Ja ongi see, et kui artist laseb välja, siis on see, kes enne oli siin, nüüd hakkab nagu, sa hakkadki nagu niimoodi, et me pushime üksteist ka ja ma arvan, see, mis vahepeal siin oli Eesti maastikul, ta ei lihtsalt polnud mussi. Me lihtsalt otsisime kõrbest muru nagu bro. Ja siis hakati järjest reliisima, et see ongi see, et kui hakati reliisima, siis mingi energia lihtsalt reliisiti, ma olen nüüd maas muusikaga, et mul on Eesti skeene osas päris hea tunne. On, nagu kui sa vaatad novembrit, Kaspar pani albumi välja, Sam pani albumi välja, siis tuli see Eskode film, sellega tuli full soundtrack, on ju. Mis meil veel tuli? Kas Nubluga on lihtsalt Nublu tuli midagi, jah, mingi EP või midagi, on ju, jah. Mingi väike asi tuli välja, no siis on Pärnu kutid, on ju, Penadal tuli album välja, just tuli Penal või? Ei, ma vist panen mööda. Jaa, Penal ja Skisol tuli välja album suve lõpus, on ju. Siis, kes veel, just tuli Mehkel vist või? Kurat, sorry kutid, kui ma valesti ütlen praegu. Igatahes, ja nagu Undergroundist tuleb täiega mussi välja, siis siin selles nii-öelda mainstreamis tuleb täiega mussi välja, et haige möll käib ja ülikõva. Ma vist panin isegi mingi story ka, et jõulud tulid see aasta varakult. Jaa, ma olin, ja on lihtsalt mingit jama tuleb nagu ülihead kraamida. Ma väga huvitav aasta on olnud jah, et kõik tõmbasid nagu kohati nagu korraks kookonisse või kuskile oma flow'sse ja lihtsalt lasid välja siukest kraami järjest.
Kõva. väga võimas. Kõva, ma liitun ka järgmine aasta. No et jah, rääkides demodest, ülilahe challenge. Me tegelikult Change'i kuttidega tegime ka. Et ma ei tea, mitu nädalat või siis mitu kuud. Et sa kokku oled meist rohkem, kõvasti rohkem, et kurat, pärdi. Ma mee. Et väga, väga lahe. Ja ma arvan, et kuulates seda demosid, et siin on küll jutt, et noh, demo demoks on, lase välja, et mis see demo ei tähenda midagi, kui ta on väljas, siis ta on nagu päris asi. Yeah. Aga ma arvan, et kas nagu see demode kokkamine, ta toidab siit ka mingil määral, et mingit sisemist mingisugust, et välja lasta endast midagi või 100%. Ma avastasin, et ma ei tunne ennast hästi, kui ma ei ole too päev lugu kirjutanud. See on mingisugune toxic trait, mis mul on. Et nagu, kui ma ei ole midagi kirjutanud või siis, kui ma olen midagi väga halba kirjutanud, mille üle mul ei ole üldse hea meel, siis mu tuju on täiesti ära, mu energia on nullis, ma olen värdjas inimeste vastu. Ma ei ole tore inimene. Kui mul midagi head tuleb, siis ma olen kõige parem sõber, mul ei ole kofeiini ega midagi vaja. Ma tunnen, et ma sain millegi ägedaga hakkama. Nüüd, tänu sellele challenge'ile, see on muutunud veits. See on liikunud sinna, et ma täna tulin kohale ja pingutasin. Ma andsin endast kõik. Olgugi, et kas see tuli üli hea, kas see tuli üli halb, vahet ei ole. Ma tulin kohale, tegin ära. See on minu nagu võit. Et see on nagu oluline osa. Ja see on viimase paari kuuga tekkinud siuke mindset, millest ma olin varem kursis. Steven Pressfield kirjutab sellest seal War of Art raamatus. Mitte Art of War, aga War of Art. Selles raamatus kirjutab sellest nii-öelda mõtteviisist. Et ma olin ammu kursis sellega, mingil määral elasin seda, mingil määral. Aga nüüd päriselt keskendudes ma nagu tõsiselt nagu olen embodyin seda, nagu ma kehastan seda uskumust. Ja ma lihtsalt tahan seda nagu käimas hoida. Eks näis, kuidas edasi läheb, kas ma suudan niimoodi, et ma ei lase elul vahele tulla ja ära rikkuda seda striiki, aga praegu ma tunnen ennast palju paremini tänu sellele, et ma kogu aeg kirjutan. Ja nagu nüüd ma lasin teile ka ainult häid demosid, seal on päris palju mingit sodi ka. See on siukest kraami, mis on nagu ei, aga tänu sellele kvantiteedile sealt tulevad välja need mingisugused pärlid tulevad välja, aga see pärlid üles leida pead ikka sitas sonkima natukene. No, pigem niimoodi ole, jah. On üks intervjuu Ed Sheeraniga, kellelt küsiti sama küsimust, et kuidas see laulude kirjutamine, kuidas sul see välja tuleb. Ütles, et laulude kirjutamine on nagu kraan vanas majas. Sa keerad selle kraani lahti ja sealt ei tule mitte midagi välja. Ja siis hakkab mingisugune uuriin tulema sealt. Ja siis ta köhib ja tuleb mingit sitta ja siis tuleb seda pruuni rõvedat roostest mingit vett sealt. Ja seda voolab. Ja siis vahepeal turtsub, jääb jälle korraks kinni ja siis teeb veel midagi. Aga lõpuks hakkab puhast vett jooksma. Et see ongi nagu see kraan tuleb tühjaks lasta. Sodi tuleb eest ära lasta või nagu kui duši alla lähed. Päev otsa pole keegi duši all seal käinud. Ja siis, või mitu tundi pole keegi seal duši all käinud, keerad kraani lahti, tuleb ainult külma vett. Sellepärast soe vesi ei ole veel torudest läbi tulnud. Ootad seda sooja vett seal. Et sellega lugude kirjutamise ja loominguga minu meelest sama. Sodi tuleb eest ära saada. See tuleb välja kirjutada endast. Ja siis on lootust, et tuleb midagi normaalselt. Aga kas sul on vahepeal, sa mõtlesid nagu sodi välja, kas sul on vahepeal siukest, sa kirjutad, aga sa tunned, et sa nagu rändid selles kirjas ja nagu lihtsalt rändidest välja, on niimoodi ka? On. Ja üks asi on kas räntimine või siis ongi lihtsalt mingi plokk ees, ma ei oska siia midagi panna. Tavai riimub sõna, lause, mis on loogiline, enam-vähem, tavai läheb, on ju, cool. Et seal ei ole nagu seda mingisugust koori, seal ei ole mingit hinge sees, seal ei ole midagi, seal ei ole nagu midagi taga. Aga ma tegin selle ära, sain selle nagu süsteemist välja, järgmine läks. Ja, kui ma elasin Ameerikas, töötasin seal, müügipoiss olin. Siis seal oli ka see, et 30 demo, 43 kraadi õues, mitte midagi aru ei saa, rattaga müttad. Ja siis ongi see, et klient saatis mind persse. Parim asi, mis sa saad teha, lihtsalt võtta järgmine. Nagu, et
ära jää kinni asjadesse, ma olen ka nagu, ma vahepeal olen teadnud, et ma olen kinni jäänud. Jah. Et ma arvan, et see on hea point, et okei, lase siit ennast välja, võta järgmine. Jah. Aga seda on mul keeruline teha. Mul ei tule kogu aeg Lahti lasta nii-öelda. Ei tule alati välja üldse. Tagasi rattale ronida. Ja tegelikult ma enne, kui ma seda datat välja tõin, siis no seal on 2 pointi, miks ma tegin seda, on see, et ma olen seda meelt, et klišee jälle, et tuleb olla competitive iseendaga, kas olid parim eilsest, kas olid parem kui eelmine aasta. Et kui me võtame, et jah, et numbriliselt võtame seda kvantiteeti läks vähemaks, aga sa vastavalt Spotify'le olid sa päris palju ka teistes projektides. Et meie oma kutt on ju Maa Kuu gravitatsioonide albumil olid, Stevie Maskide albumil olid, Mats ja Mäki tasakaal EP-l, Svandra pole nii lihtne ja nii edasi. Et sa kunagi ju varasemalt olid rohkem selline üksinda nokitseja. Jah. Ja nüüd on su ümber inimesed nagu Jako ja Kelvin, Mattias, Heliksi rahvas, et räägi sellest vahest üksi versus tiim ja millist mõju see on avaldanud? No ütleme, 2 pead on ikka 2 pead, on ju. Ja 3 pead on 3 pead ja 5 pead on 5 pead, on ju. Et see annab kõvasti juurde. Jakoga siuke teema, et kui ei oleks Jakot, siis ei oleks neid muusikavideosid. Ja ma arvan, et ei oleks ka seda eelmise aasta siukest buumi mul olnud, mis oli, on ju. Et tänu Jakole me neid, mul oli võimalus muusikavideosid teha, on ju. Heliksi rahvale, kui mul ei oleks Heliksi satsi, siis ei oleks seda siin, on ju. Samas on ka vastupidi. Kui oleks mind, siis Jako ei teeks videosid tõenäoliselt. Ta ei oleks seal maal, kus ta on oma asjadega. Kui ei oleks mind, siis see stuudio näeks hoopis teistmoodi välja ka, on ju. Et see on siuke edasi-tagasi ja see ei ole, kui ei oleks mind, siis ei oleks Jakot oma ka, ta võlgneb mulle midagi. Ei, see on see, et ma teadvustan, et okei, mul oli roll selles, neil oli roll minu elus, on ju, ja see on siuke sümbioos, on ju. Et see toimub koos ja Heliksi samamoodi ei oleks ühte inimest, siis oleks hoopis teistmoodi, on ju. Olenemata, kas on mina või keegi teine, mis iganes, on ju. Et lisaks viimasel ajal Rikoga, me elame Ricochet, temaga me nüüd elame samas korteris ja teeme koos ja kogu aeg brainstormime, kuulame Eesti mussi, mõtleme, mis siin on ja vaatame nagu seda skene kõrvalt ja süveneme ja teeme seda TikToki kraami, nüüd hakkame koos, ehitame vaikselt ja teineteise lugusid kuulama, aitame kirjutada teineteisele ja nii edasi. Et see on ikka minu jaoks, kui asi on inimestes loomingus ja mingisuguse asja ära tegemises, siis kui eesmärgid on sarnased või samad, siis ja kõik töötavad nagu sama asja nimel, siis 1 + 1 ei võrdu 2. Vähemalt 3, kui mitte 7. Et jah, grupiga tegemine on ikka palju parem ja ma tunnen ennast ka palju nagu õnnelikuma ja nii-öelda kergemana, et kui on teisi inimesi ümber, kellega koos teha asja. Hundid on karjaloomad. Hundid on karjaloomad. Aga, see on suur aga. Kui ei oleks olnud seda üksinda tegemise aega, siis tõenäoliselt ei oleks hunt, ma oleks French Bulldog seal. Et see üksinda olemise aeg on see, mis nagu teritab sind. Muidugi. Aga siis, kui sa teravana lähed gruppi, siis see grupp täieneb tänu sulle. Et kui ainult grupi peale lootma jääda ja ilma grupita hakkama ei saa, siis on teistpidi probleem. Et jällegi, balansi küsimus. Ma olen käinud nagu äärmusest äärmusesse ise. Ma arvan, et seal on parem viis, kuidas seda teha. Aga see töö nagu iseendaga, ise saada heaks oma asjas, siis on võimalik teistega koos veel paremini asju teha. Et jah, minu jaoks on väga oluline osa olnud see, et ma olen üksi nii palju tööd teinud. Et nüüd ma saan teistega teha ja olla väga produktiivne liige, mis iganes grupis on. Jah, eks me tuleme tagasi selle balansi juurde, et see ei ole ainult see nii-öelda, ma ei taha öelda päris freeloader, et sa oledki nagu emotsionaalselt freeloadid selle siis nii-öelda teiste pealt. Ma arvan see, et sa lähed, minust elu ongi see, et sa pead kogema seda ka karjaolus olemist, aga tegelikult ka üksinda olemist, et sa, kui sa oled teritamata pliiat, siis kuidas sa saad kirjutada, et ma olen selles mõttes nõus, et ma ütleksin, et kõige profoundimad ja kõige
elu muutvamad olukord ongi olnud see, kus ma olen pidanud üksinda mingisugusest challenge'ist üle saama. Jah. Et see on huvitav, kuidas meie aju hakkab üks hetk lihtsalt probleeme lahendama. Et see on tõesti võimas. Jah. Ja tegelikult üks asi, mis me oleme sellest tegelikult Reactis hästi palju rääkinud ka, et need inimesed, kellega sa lähed stutti, on just, et Ricochettiga kirjutate koos, Jah. et kui ausalt üksteisega olete, et kuule, see mees on pask. Rikoga on väga ausad. Ma tean, et ta on pigem siuke otsekohane kutt. Ta on otsekohane kutt, jah. Ja ma olen muutunud ka nüüd, et oluliselt otsekohesemaks. Aga seal on see mingisugune mugavustase, vaata. Ja seal peab olema arusaam, et ma ei ütle, et see on pask sellepärast, et ma tahan sind rünnata või nagu, et sina oled pask, vaid ei, see idee ei olnud päris see. See on siuke nii-öelda pinnaalune joonte vahel käiv kommunikatsioon. See idee ei ole see, aga proovi seda. Või siis liigume sinna poole. Sa ütled küll, jah, see on pask, aga mõlemad saame aru, et see ei ole halvaga mõeldud, see on mõeldud sellega, et see lugu vajab midagi muud, minu meelest. Ja siis võime vastu võtta seda ka, et kui sa pakud mingi idee välja, siis nagu, see pole ka päris see. Et võime seda vastu võtta ja ikkagi edasi liikuda, mitte nagu morjenduda sellest. Ja ma arvan, et ei ole mõtet siduda ennast mingisuguse ideega või väitega, et ma kirjutasin selle lüürika, sulle ei meeldinud see, ma ei meeldi sulle, mis mõttes nagu. Et ma arvan, et ma olen seda päris palju nagu kohanud, kus inimesed nagu solvuvad, et see ei ole nagu isiklikult tema pihta, see on pigem lüürika, Aga sellega on see ka, et mulle tundub, et see on nagu taseme teema. Sest ma ise tunnen, kuidas ma vaikselt vahetan nii-öelda skilli ja ka nii-öelda staatuse mõttes skenes, veider öelda, aga igatahes ma vahetan nagu tasemeid, ma liigun nagu edasi ülespoole. Ja ma arvan, et suur nii-öelda vahe olnud selles osas, kus ma praegu olen ja kus nii-öelda paar taset tagasi oli see, et paar taset allpool võib-olla ei ole võimeline inimene kirjutama või nägema seda suuremat pilti sellest loost. Ja võib-olla ei ole võimeline kirjutama lihtsalt niimoodi uut rida, uut mõtet ja seda nagu crafti nähakse nagu teistmoodi. Ja minu meelest algajate artistidega ma salvestan palju siukseid artiste, kes nagu kas on alles alustamas või on nagu ainult mingi mõned aastad teinud, kes ma mõistan, et okei, see ei ole praegu see koht, kus öelda, et see on kohutav, see on halb. Või siis pakkuda mingisuguseid asju välja, vaid on nagu, et see on siuke asi, või nagu mõista oma kohta lihtsalt ka. Et öelda, et ma ei peaks siin ütlema, et see on pask, ma peaksin ütlema, et okei, mul meeldib, kuhu sa hakkad liikuma sellega, aga kui sa sõnastaksid selle siin natuke teistmoodi, siis see läheks paremini. Et seal on hästi palju seda nii-öelda inimeste vahelist emotsionaalset mõistmist ka. Ehk siis ongi nende nii-öelda artistidega, kes ei ole nii palju töötanud, kellel ei ole nii palju kogemust. Nendega nende pealt on hästi lahe näha, kuidas see nii-öelda algfaasides toimib. See kirjutamine ja see oma mõtte edasi andmine ja olla võimeline natukene edasi jõudnumana seda nagu toetada, see on nagu täiega nice minu jaoks. Et jah, ma loodan kellelegi halvasti ei olnud sellega. Ja sa ütlesid, et sa oled nüüd liikunud uuele skaalale, meil on ju vist mingid ABC skaala artistid, mis skaalale sa ennast paigutaksid? Ma ei tea, solid C-. Ma ei tea, ma ei oska öelda tegelikult. Ma isegi ei tea, mis see ABC täpselt tähendab. No ma tean A-listerid, need on need filmistaarid ja need tipp-vennad, aga sealt edasi ta läheb nagu väga mudaseks, häguseks. Mul on siuke tunne, et ma olen kõrgemal, kui ma kunagi varem olen olnud ja kõige madalamal, kuhu ma kunagi jään. Et ma liigun edasi, eks siis vaatame, kus see piik saab olema. See ei ole praegu su piik? Ei, kaugelt sellest. Ma tunnen, et mul on veel palju minna, mul on veel palju areneda. Võib-olla 3 nädala pärast on see, et
panen mingisuguse video TikToki üles ja siis on piik käes, onju. Kurat seda teab. Ei tea, et võib-olla ma olen juba seal, aga see pole lihtsalt manifesteerunud, onju. Ma ei tea, aga igatahes, et jah, ma ei tea, ma ei oskagi ennast liigitada niimoodi. Aga ma tunnen ennast järjest rohkem nagu osana sellest skeenest ja et ma tunnen nagu teised artistid, kellega hiljuti rohkem kohtunud ja kokku saanud, on nagu kolleegidena. Varem ma vaatasin nagu väljast, mul tundus, et ma olin nagu selle väravada või selle võrkaaia taga võtsid kinni. Oh my god, nii äge nad teevad seda. Nüüd on mul siuke tunne nagu... Said väravast sisse? Ma astusin väravast sisse, ma vaatan, üritan inimestega tuttavaks saada ja oma nagu platsi leida. Et jah, ma tunnen, et ma tunnen ennast osana sellest kenest järjest rohkem ja ma tunnen, et ennast hästi vastu võetuna ka, et kõik on toredad olnud ja kõik on ägedad olnud, seega ma ei oska ennast nagu mingi pulgale panna, aga ma arvan, ma tõusudel ronime. Okei, ma kui läheme nüüd natukene minevikku, mitte täitsa lapsepõlva, aga et kuidas muutis Inglismaa õppimine sind ja mis sa sealt nagu kaasa võtsid enda jaoks? Tohutult. Mul on täiesti teine artist sellega võrreldes. Minu esimene lugu, mida ma välja panin, Vait oli selle nimi, mis Spotify's väljas on. See oli see lugu, mille pealt ma sain kooli sisse. Ja. See oli see lugu, mida ma lasin seal vestlusel. Ma just mõned kuud tagasi ma kuulasin seda ja siis ma olen, oh my god. See on nii halb, või nagu mitte halb, aga nii toores, nii rabe. Ja see artist, kes ma olin siis 4 aastat hiljem koolist välja tulles, täiesti öö ja päev nagu, täiesti teine maailm. Mitte selles mõttes teine maailm, et ma nagu muutsin ennast 180 kraadi täiesti teine inimene, vaid selles mõttes, et suured sammud edasi sellel sama trepil, et ma arvan, ma arenesin inimesena, artistina, kogemusi sain kõvasti juurde, ma arvan, ma olen tänu sellele võimeline olema selline, nagu ma praegu olen. Et see iseseisvus oli seal kindlasti, iseendaga hakkama saamine, seal oli uute tuttavate leidmine, seal oli pingutamine mingisuguse asja nimel, mis tol hetkel oli ülikool, aga nüüd on päris elu. Ja kindlasti hästi palju ka praktikat. Ma ei ütleks, et ma sain sealt nagu tohutult uut informatsiooni, midagi, mida ma ei oleks saanud kuskilt mujalt. Aga see, mis see ülikool nagu andis, oli see, et see pakendab selle nagu to-do listi mingil määral. Ta paneb selle järjekorda, ta annab mingisuguse raamistiku, kus sa pead olema ja siis selle sees on sul võimalik nii-öelda nendega, mis need käte peal need asjad on, kui ujumas käid väikse lapsena. Sul visatakse siit madalasse basseini ja siis sul on need asjad ümber, sind hoitakse vee peal. Aga sa saad ise ujuda. Ma sain ise ujuda sellise keskenduda selle asjal, mida ma olin seal, et teha. Jumal tänatud, et keskendusin. Osad mu klassikaaslased ei keskendunud. Ja kõik ei saanud läbi. Ma vist alustasin mingi 50-kesi, lõpetas meid 13. Ma olin ka ülikoolis 40-kesi ja lõpus oli 4 inimest alles. See on siuke sõel filter või kuidas seda nimetatakse, jah. Ja minu meelest nagu, mina ülikooli lõpetanud ka mitte. Aga ma ütleksin, et kuna ma teadsin, ma läksin sinna puhtalt sotsiaalsest pressure'ist ja sain aru lõpuks, et nagu, et ma läksin vastu täiesti oma mingit hingeteed, aga vähemalt ma tegin otsuse, mis see mulle õpetas, on see, et võtta vastutust ja ma sain aru ka, et tegelikult ülikool on ainult üks viis infinite possibilititest, et lõpmatutest võimalustest, kuidas elus läbi lüüa. Samamoodi, kui me räägime nendest epoksi laua tegijatest, mis on ülituus, kunagi tahaks osta. Mingid täiesti haiged asju müüakse, et lihtsalt nii kaua, kui sa oled elus, on sul literally lõpmatu viis leida oma koht siin maailmas. Et küsimused said otsa, aga mul on üks viimane küsimus. See on lihtsalt mul ajus hoopis on tükk aega. Sa ütlesid, et nüüd sa oled
noh, näha on, et sinus on kasvanud enesekindlus ja sa ütled, et sa tead, et sinust saab suur artist, aga kas see oli nagu, ma ei tea, sa olid 10-aastane, sa nägid und, et nägid ennast laval või kus sul tuli see teadmine, et sa tead? Ma nägin Eminemi No Love'i muusikavideot 10-aastasena. ja seal oli üks stseen. seal on see stseen, kus ta räpib selle mikri taga. ja siis ma olin nagu, et seda ma tahan teha. Ja nüüd siin me oleme, meil on väga sarnane mikrofon siin. ma istun iga päev siin mikri taga ja teen. Jah, sellest tekkiski. Siis ma tahtsin. Enne seda veel ma vaatasin Jaagup Kreemi ja Henrik Sallorit lava pealt ja siis panin alati pausile, siis kui kitarriste näidati, et kuidas ta sõrmi hoiab, et kuidas seda sama lugu mängitakse. et jah, mingisugune tungmus oli, mul on alati meeldinud laval olla ja meeldinud esineda. Kuigi ma võib-olla olen pigem siuke tagasihoidlik inimene nagu tavalises elus. Ma ei ole see, kes esimesena jutustama läheb inimestega või midagi sellist. Aga lava peal millegipärast ma olen nagu väga kodus. Seega jah, ta on olnud peaaegu terve elu on nagu suur osa olnud sellest, kes ma olen. On laval olemine ja kes artistiks olemine. Et mis see täisküsimus oligi? Et sa ütlesid, et sa tead, et sinust saab artist, et kus see hetk, millal see hetk sündis, et okei, ma tean, et ma tahan seda teha, ma tean, et minust saab kõva vend. No üks on see, et sa tead, et sa tahad seda teha, aga kus sa juhtus see, et okei, now I know, et... Ma arvan, et see lihtsalt käis kogu aeg sellega kaasas. No, et kui ma juba teengi, siis ma olen Kemin. Ei nagu... aga mu see vaatepunkt on ka arenenud, on ju. Et jah, ma võib-olla ütlesin enne, et ma tean, et minust saab suur artist, aga see suur ei olegi nagu nii tohutult oluline osa sellest. Ilmselgelt ma tahaks, mul on nagu kirjas kõik need EM-maad, mida ma endale tahaksin saada, on ju. Ma tean täpselt, kui kaua ma tahaksin järgmine nädal olla, järgmine aasta olla, mitu nädalat ma tahaksin järgmine aasta olla raadiote edetabelites ja nii palju raha teenida ja seda seal esineda ja kõik siuksed asjad, nendega koostööd teha ja nii edasi. Aga lõppude lõpuks on ikkagi see, et ma tahan lihtsalt ennast ära toita hästi, mugavalt ja lihtsalt olla võimeline teha seda asja, teha mussi, teha midagi, mis inimestele meeldib, teha seda võimalikult palju, teha seda võimalikult hästi ja võimalikult kaua. Et see ei ole siuke asi, et minust peab mingi haige superstar tulema või midagi. Tõenäoliselt käib kaasa sellise mentaliteediga. Aga ma olen nagu sellest olen lahti lasknud, et ma pean olema mingisugune ülemaailmne superstar. Ma tahan lihtsalt mugavalt, väga hästi ära elada ja olla võimeline tegema seda, mis ma teen. Mis ma juba teen. Nii et ma tegelikult I'm living the dream. Nagu juba toimib. Sa rääkisid ka, et nagu sul on järgmise aasta tead, kus, et tegelikult seal sihtpunkt, lõpp-punkt ei olegi nii oluline, et ärge unustage seda protsessi nautida nagu for real. Ma olen sellesse auku mitu korda astunud ja nüüd 28, varsti 29, nüüd sain aru. Loodan, et te saate minust varem aru sellest, et saan aru, et sa naudid ka protsessi, seda on näha. Et kui sa lasid demo, siis ma nägin, kuidas sa nautisid nagu damn, that's the shit. Ja ta tõesti oli. Ja no glaze. Et jah, ma tänan sind, et ülimeeldiv oli. Ma loodan, et siin rahvale ka meeldib tulevikus, kui see nüüd välja tuleb. Ma ei tea, millal see välja tuleb. Kas veel tuleb sellel aastal, ma ei tea. Tuleb? No võt. Et 24 aastal, ma nagu lihtsalt vaatan seda paralleeli ka, kui me tegime siin nagu Reacti saadet ja nüüd, et võrrelda, et sa oled ikka, ma näen seda enesekindlust, et see ei ole poiss, on nagu üldse meheks saanud. Let's go. Paar tatakut juures. Tunnen ennast nagu mees. See vist oligi see. See oli see. Aga jah, aitäh kõigile. Aitäh sulle.